Valter Aamer, meil on siin täna 2 päeva olnud festival. Mis tähendab üldse, miks on vaja selliseid kultuuriseltside ühendust? Miks te selle lõite? Me lõime kultuuriseltside ühenduse 1997. aastal. Enne pidasime seltsidega aru, et kuidas meie saame vastu seista sellele moevoolule, mis tuleb meile peale nagu müür, et Eesti kultuurile ikkagi koht säilitada selle elu sees. Ja tulemus oli siis see, et me asutasime 14. märtsil 1997 Ragavere mõisas Eesti kultuuriseltside ühenduse ja see on siis püsinud nüüd tänase päevani. Me oleme otsinud mitmesuguseid tegevusvorme ja oleme leidnud seda, et kuigi internet on hea asi, ta võimaldab meil informatsiooni vahetada, kuid isiklikud kokkusaamised on hädavajalikud ja arvan, et vähemalt 2 korda aastas peaksid seltsid kokku saama. See on märtsikuuses, kui on seltside asutamise aastapäev ja aruande koosolek ja teiseks augustis, kui on tarvis mõttekoda korraldada, kus on tarvis mõtteid vahetada, uusi mõtteid saada, et järgmiseks aastaks jälle neid ellu viia ja jälle uusi mõtteid koguda aasta jooksul. Ja nii ta on meil läinud. Neid mõttetalguid on meil olnud juba minu arust 12 korda, nii et see on 12. kord ja oleme sellega rahul. Mul on natukene kurb meel sellest, et me oleme nüüd kõik üritused püüdnud ära mahutada ühe sõna sisse, see on festival. Festival on ka vajalik asi, kuid kõike festivaliks siiski teha ei oleks mõtet ja võiks jääda ikkagi nende mõttetalgute juurde. Ja festival olgu siis veel lisaks, kui tahetakse seda väga teha. Aga et meil peale festivali nüüd nagu muud enam ei olekski, see päris ei istu ka. Nii arvavad need, kes on selle seltsi eluga tegelenud 20 aastat või rohkemgi. Nii, aga muidugi ükskõik missugune selts ka oleks, tal on ikkagi omad teod ja omad mõtted ja kõik need mõtted on selleks, et eestlus säiliks ja meie kultuur areneks ja selles mõttes ma leian, et me oleme oma osa täitnud, et me ei ole massikultuuri omaks võtnud, vaid me oleme suutnud massikultuuri vältida ja me oleme ikkagi selle juurde jäänud, mida rahvas on harjunud tegema ja teeb hea meelega ja arendab uusi tegevusvorme, aga see, et me massikultuuri põlgame, see jääb küll algusest peale nii. Massikultuur tegelegu ise oma asjaga ja kui nad kurdavad praegu massikultuuri tegijad, et nendel ei jätku rahvast, mis teha? Siis tuleb loobuda sellest, siis tuleb tagasi tõmbuda ja tuleb mõtelda, mis siis edasi teha. Aga see meeletu massikultuur, see ei toida Eesti rahvast. Kui me praegu vaatame seda, et on koos Eesti lääne poolt, Eesti seltsid ja ida poolt, siis ühine probleem on eesti keele õpetamine. Kas seltside ühendus saaks midagi siin aidata teha, sest kui see hääbub, siis on väga palju kaotatud? Mulle tundub, et eesti keele õpetamise kohta eile
ütles väga õpetlikud sõnad Moskva Eesti Seltsi esimees Maran. Tema ütles nii, et igasugusel tegevusel peab olema motivatsioon. Ja keele õppimisel on sama lugu. Kui on motivatsioon keelt õppida, siis see keel saab õpitud. Kui motivatsiooni ei ole, siis vägisi sellest keele õppimisest midagi välja ei tule. Võid korraldada kursusi ja õpetajaid ametisse võtta ja kõike teha. Motivatsiooni puudumisel jääb kõik tegemata. Nii et mida nüüd ühendus saaks teha, on see, et ta selgitaks seda motivatsiooni ja et seltsid ise ka just seda motivatsiooni püüaksid arendada niiviisi, et iga inimene saaks aru, et temal on vaja seda keelt teada ja tunda, sest eestluse püsimine sõltub kultuurist, aga kultuur sõltub jällegi traditsioonidest ja keelest. Ja kui meil need on olemas, siis me püsime. Eriti väike rahvas peab selle peale väga tõsiselt mõtlema ja küllap igaüks saab aru ka sellest. Nii et tarvis on motivatsiooni eesti keele õppimiseks, siis saab ka eesti keel õpitud ja loodan, et seltsid seda mõistavad ja teevad seda. Just ma vestlesin Ülemsoe Tuki inimestega ja nendel on hästi. Nemad oskavad eesti keelt. Naaberkülad, Eesti külad on eesti keele ära unustanud. Ja. Aga näiteks ka nemad Ülemsoe Tukist ei taha sellega leppida, et nad on ära unustanud. Sest mõte on selles, et lapsed võiksid jätkata. See kriisikoht on selles, et emad ja isad, kes on ära unustanud, ei päranda edasi lastele, millele neil on tegelikult võimalus või õigused. Kuidas üks põlvkond, kes on ära unustanud, niimoodi ületada nii, et lasteni ikkagi jõuaks kultuur, tants ja muusika? Eks see kõik on alanud ja on seotud koduga. Tähendab, kui kodu peab tähtsaks eesti keele oskamist, siis lapsed oskavad. Kui kodu ei pea seda tähtsaks, siis jääb see eesti keel oskamata. Nii on ka teistes välisriikides on vanemaid, kes ei ole oma lastele eesti keelt tähtsaks pidanud ja on ütelnud, et milleks seda, teil on inglise keel. Olge lahked. Aga siis ma sama asja olen näinud ja siis on laps 30 ja ütleb, et miks te mulle eesti keelt õpetanud. Täpselt nii see on. Sest oma lastele ta jälle tahaks õpetada, aga siis ei ole enam keskkonda. Ja nüüd on minu arust ka üks asi hästi selles mõttes, et välis- ja kodueestlased on hakanud üksteisest paremini aru saama, on hakanud üksteisele lähenema. Mul on kahju sellest, et mitukümmend aastat ei olnud seda kontakti niisugusel määral. Kogu aeg vaadati meie peale, kodueestlaste peale, et te olete kommunistid ja meie oleme õiged eestlased, aga nüüd juba mõni aasta tagasi Narvas oli üks koosolek väliseestlaste ja kodueestlaste vahel ja seal juba mulle selgus, et väliseestlased ei süüdista meid enam selles, et me oleme kommunistidega koos elanud. Me oleme eesti keele säilitanud, me oleme eesti keele alles hoidnud, kultuuri alles hoidnud. Me oleme palju ehitanud ja nüüd, kus me oleme kõike seda korda teinud, nüüd juba väliseestlased hakkavad meid tunnustama, nüüd tulevad ja lepivad meiega ja meie lepime nendega ja nii see elu koos lähebki. Kõige hullem on see, et nendel on pigem nüüd halvasti, sest et on kolmas põlvkond, kes juba ei oska keelt ja nemad vajavad nüüd abi. Ja selles mõttes on need keelte laagrid väga hea lahendus. Ega ilma praktilise keele kasutamiseta ikka seda keelt ei õpi. Ja muidugi kahjuks Krimmis näiteks ka
räägitakse, et jah, et eesti keele õpetajat oleks tarvis ja eesti keelt oleks tarvis. Aga Krimmis ei ole lastel eesti keelt praktiseerida võimalik, sest ei ole eestlasi, kes oleks nõus eesti keeles rääkima. Kodune keel on kõigil vene keel. Nad räägivad vene keeles nii, et aeg on kahjuks sealt juba oma töö ära teinud ja kas sinna saata 1 või 9 või 10 õpetajat, see ei muuda asja. No ei tea. Kahju, aga midagi ei ole teha. Võib muuta ikka. Ei muuda, ei Sest, muuda. Nad võivad siia selle keele õppimisega Eestisse tulla ja omakorda minna. Tulgu siia keelt õppima ja tulgu hiljem siia elama. Väga hästi. Aga see, et nüüd meie õpetame seal eesti keele neile kätte, neil seda kasutada võimalik ei ole, unustavad selle ära ja hakkavad jälle otsast peale. No, natukene loodaks tehnoloogiatele ja Skype'ile ja sõpradele, kes tahavad rääkida. Me peame midagi, minu arvates, siin 2 päeva kokkuvõtteks ütleks, et on vaja mingit hüpet. Et mis hüppe see oleks vaja, sest tegelikult on vaja mingisugust sellist, et me ei saa võtta isegi teiste kultuuride järgi, sest väga paljud kultuurid on samas olukorras. Aga meil oleks vaja mingit ühendavat hüpet nüüd, kui välis-Eesti ja kodu-Eesti suhtlevad. Meil on vaja ühiselt ühte sellist edasisammu. Et mida see võiks olla teie arvates? No tegelikult muidugi kultuuriseltside ühendusel siin on ka omamoodi vastutus ja Eesti Kultuuriseltside ühendus peaks nüüd neid ühiseid üritusi korraldama, mis aitaks väliseestlastel ka paremini mõista meie olukorda ja meie taotlusi ja teiselt poolt jällegi meie saaksime neist paremini aru ja vaat seda ühist koostööd oleks vaja, mis ta nüüd koostöö, aga vähemalt ühist tegutsemist ja seda mulle tundub, et ei saa nii vitsaga lüüa, vaid siin tuleb vaadata iga maad eraldi. Näiteks ju eile ka räägiti, et tekkisid probleemid seal Kanadas, kus erimeelsused olid ka eestlaste hulgas ja see takistas ka suurt arengut, aga teiselt poolt jällegi niisugused olukorrad nagu Kanadas, niisugused olukordi ei ole mitte kuskil. Ameerikas on oma olukord, Soomes on oma olukord, Rootsis oma olukord ja kõiki neid maid tuleks vaadata eraldi. Eestlased ja kultuuriseltside ühendused peaks seda ühist otsima ja tegema, kuidas seda võimalik on. Mitte tõrjuda üksteist, et te olete niisugused ja teistsugused. Ei ole. Me oleme kõik eestlased, me oleme kõik ühe asja nimel, et see väike eestlaste rahvakild jääks püsima. Ja mida väiksem rahvas, seda rohkem peab ta hoolitsema oma püsimise eest. Ja ilma kultuurita ta ei püsi. Kultuur on see, mis on teda hoidnud ja ainult selle varal ta püsib. Poliitikut ei pane rahvast püsima, see käib neil üle jõu. Jah, need on, igatahes mul on hea meel, et ükskord oli siis niisugune jutuajamine välis- ja kodueestlaste vahel ja mõlemad pooled kindlasti mõistsid üksteist paremini kui varem ja järgmiseks aastaks tuleb mõelda midagi muud, mingi muu teema selleks mõttetalguteks, aga aastaks vähemalt mõtteid küll täna lõppev andis. Ja mis ma veel tahaksin ütelda, ma tahaks ütelda seda, et ega ükski vorm ei ole igavene, vormid ikkagi kipuvad vahelduma ja peavadki vahelduma. Võtame kas või üldlaulupeod. Nad ei ole enam ühesugused. Iga laulupidu on midagi juurde andnud, midagi ära võtnud ja niisamati on ka
kultuuriseltside ühenduse tegevuses tarvis leida eraldi kontakte eri riikidega ja suhteid, siis hakkab asi minema, aga seda ei maksa loota, et tuleme korraks kokku, oiskame kõigile, et see on õige ja hea, et siis on kõik korras. Ei ole. Nii et see on minu kogemus selle kultuuriseltside ühenduse 20-aastase juhtimise peale. Suur aitäh! Jah, ma ei tea. Eks te võtke maha sealt, mis ei väga kõlba. huvitav. Mis ei kõlba. Kõlba võtku. Aga peaasi on see, et kultuuriseltside ühendus hakkaks eri maadega eraldi tegelema. Väga hea mõte. See on ainukene Ma olen tee. sama meelt.